Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust. Metrosert. Targalt ja täpselt tulevikku. Uues saatesarjas uurime, kuidas teaduses sünnivad päris lahendused Eesti tööstusele. Kuulame ettevõtjaid, eksperte ja teadlasi ning saame teada, kuidas Metroserti rakendusuuringute keskus on toetuspind targale majandusele. Iga osa toob kuulajani lood, mis muudavad meie tööstust targemaks, tugevamaks ja kasulikumaks kogu Eestile. Tere taas, hea kuulaja, alustab Sihitult tipus järjekordne osa ja täna läheme tavakuulaja jaoks isegi pisut võib-olla keerulisse valdkonda, ehk me hakkame rääkima vesinikutehnoloogiast ja sellest, kuidas see meil Eestis areneb. Rakendusuuringutel on siingi oma osa ja saame täna teada täpselt milline. Mina olen Brent Pere ja mul on hea meel stuudios tervitada kahte külalist, Priit Ilomets, Metroserti rakendusuuringute keskuse vesinikutehnoloogiate valdkonna juht. Tervist. Ja Rainer Küngas, Stargate Hydrogen kaasasutaja. Tervist. Tervist. Vesinikutehnoloogia on vist küll midagi sellist, millest on eriti viimastel aastatel ja võib-olla ka viimastel kümnenditel pisut rohkem räägitud kui siin ajaloos üleüldiselt. Kas me saame nüüd öelda, et seda on hakatud päriselt selleks nii-öelda uueks energiaallikaks ka pidama? On väga õige, et sellest on hakatud järjest rohkem rääkima ja ma arvan, et see on väga hea, et seda tehakse ja väga hea, et rohkem neid vesinikuprojekte tuleb ja see on sellepärast, et kui me mõtleme sellise oma kliimaeesmärkide peale ja selle peale, et me tahame järjest rohkem üle minna taastuva energiale, siis on mingid valdkonnad, mida on võrdlemisi lihtne dekarboniseerida ehk et seda CO2 heidet vähendada, et elektrijaama asemel saab ehitada hästi palju tuulikuid ja päikseparke ja seal on ka omad väljakutsed, aga laias laastus on see võrdlemisi lihtne. Mõned muud valdkonnad jällegi, näiteks kui me võtame nagu autod, mobiilsus või keemiatööstus või teras. Näiteks teras, et siis need valdkonnad on palju raskemad dekarboniseerida sellepärast, et ainuüksi rohelisest elektrist seal ei piisa. Sa pead muutma mingisugust keemilist protsessi ja selle jaoks ongi vesinik kõige parem lahendus. Mis roll praegu vesinikul maailmas on? Kus teda peamiselt kasutatakse ja kus me teda jutumärkides näeme? Eks teda on üle 100 aasta kasutatud juba ja teame väga hästi, kuidas toota vesinikku. Lihtsalt praegu on läinud asi rohelise vesiniku peale, et kuidas taastuv energiaallikatest saada. Et muidu on teda kõige rohkem kasutatakse naftatööstuses, nafta rafineerimisel ja siis näiteks kõik väetised, meil ei oleks väetiseid, ei oleks ka plastikuid lõhkeaineid, ei oleks näiteks ilma vesinikuta. Et nafta krakkimine, need on vast kõige peamised 100 miljonit tonni või umbes sinna kanti aastas. Ja siis on terve rida igasuguseid väiksemaid, aga see on, ma arvan, moodustab vist 90+%. Ja selleks, et seda 100 miljonit tonni nagu niimoodi perspektiivi panna, et selleks, et seda dekarboniseerida või et hakata seda tootma nagu rohelise vesiniku abil, selleks läheb vaja tõesti ikkagi gigavattides ja gigavattides elektrolüüseid, ühesõnaga väga-väga suuri koguseid. Kui me juba mõistetest räägime, tuli siin mängu sõnapaar roheline vesinik. Mida tähendab roheline vesinik? Mis teda eristab siis klassikalisest, mida on senimaani osutatud? Ja nagu Priit välja tõi, siis täna praktiliselt valdav enamus vesinikust, mis kasutatakse, see on siis hall vesinik, ehk et see on toodetud fossiilkütustest, kas maagaasist või naftast või halvemal juhul kivisöest. Ja see on muidu väga, hea vesinik, aga selle tootmisel eraldub 1 kilo vesiniku kohta umbes 10 kilo süsihappegaasi, nii et väga suure kliimamõjuga on vesiniku tootmine. Ja siis roheline vesinik on selline vesinik, mille tootmiseks ei kasutata fossiilkütuseid, vaid mis toodetakse siis taastuvenergia abil, taastuvelektri abil ja tavaliselt siis elektrolüüsi protsessi abil, mis tähendab, et elektri abil muundatakse siis
veemolekul vesinikuks ja hapnikuks. Ja kui seda teha siis rohelise elektriga, siis sellel saab toota vesiniku ilma süsiniku jalajäljeta praktiliselt. Nii et sisuliselt, kui tuulik keerleb ja päikesepaneel töötab, siis saab juba sealt vesiniku tootma hakata küll. Jah, kui sul on elektrolüüser. Just. Ja mulle jooksis LinkedIni feedi siin hommikul uudis, et maailma suurim rohevesiniku projekt sai omale nii-öelda tarbija. Et siis Envision Energy siis USAs tegi diili siis Marubeeniga, mis siis, et siis annab neile roheammoniaaki. Et see oli siis 500 megavattine tehas ja 300 000 tonni aastas septembrikuust. Et selles mõttes positiivne uudis. Aga teiselt poolt jälle on palju ka sellist negatiivseid uudiseid. USAs näiteks on siin... Ma just tahtsin öelda, et midagi rohelist Ameerika Ühendriikides praegusel aastal on suhteliselt harukordne nähtus. Trumpi vist see mentaliteet või kirjeldus oli see drill baby drill, et puuri nii palju kui võimalik, ehk siis sealt on just teistpidi, et ainult kui USA senatist nüüd läbi läheb üks Trumpi järjekordseid seadusi, siis koristatakse ära umbes 30 miljardit maksusoodustusi rohelisele vesinikule, mis nagu teeb USA rohelise vesiniku tööstuse elu väga keeruliseks. Et on positiivsed uudised, on negatiivsed uudised, aga on selline selge nagu konvergeerumine oluliste, vajalike ja kõige kasulikumate nii-öelda rakendusvõimalustele. Et mõningaid aastaid tagasi oli ka hästi palju haipi vesiniku ümber, et absoluutselt kõigeks saab kasutada ja tulekski kõigeks kasutada. Aga nüüd see on oluliselt maha rahunenud, et ma arvan, mõne aasta jooksul tulevad ka need, nii nagu siin oli, et raskesti dekarboniseeritavad nagu teraseks, aga ka nagu lokaalses kontekstis, näiteks Eestis, et siis oleks metanool selgelt või energiasalvestuseks kasutada. Rohemetanoolist siis rääkida, ehk siis derivaat teha, kõigepealt toota taastuvenergiast vesinikku, siis vesinikust edasi metanooli. Ja siis selle juurde jäädagi mitte hakata kümneid erinevaid asju üritama korraga teha. Nii et loodetavasti on need ajad vähemalt möödus, kus vesinikutehnoloogiaid tuleb nagu seeni pärast vihma ja siis kaob ka täpselt sama pidi. See vist ei ole nii päris nii, et tehnoloogiad niimoodi tulevad neid samu, siin saab Rainer hästi kommenteerida, aga ettevõtteid ja projekte, et kui on toetusi palju, siis need ka meelitavad igasuguseid aferiste kohale, kes siis üritavad, millalgi oli seis Ameerikas ka, kus sa said niimoodi võisid projektile saada toetust, et sa said 5-kordselt üle, et sa said toota midagi, mis maksab $10 kilogramm näiteks ja said sellele toetusi $40. Ehk siis lõpuks oli ükskõik, mida sa teed siis sellega, mida sa toodad, et siis sa võid ju seda ükskõik paned põlema või et see on omaette ärimudel ja niimoodi tegelikult ei tohiks ju. See ei ole mingi äri. Et see nüüd, ma arvan, hakkab ära otsa saama see aeg. Kuidas päris äris on? On samuti tunda, et nagu sellist nii-öelda kainenemist on selles vesiniku valdkonnas nagu näha, aga samal ajal ma ütleks, et meie otseselt praegu sellist nagu ei näe, et meil jääks projekte vähemaks või et kliendi huvi oleks väiksem. Et siin tegelikult ma saangi teha reklaami, et meil 2 nädala pärast siin avame pidulikult oma laiendatud elektrolüüseri tehase Tallinnas, mis on meie jaoks väga oluline selline sündmus ja proovime sellesse kaasata hästi palju nagu kõiki neid, kes on meid sellel teekonnal aidanud, et ühesõnaga mida see tehas siis teeb, on see, et me toodame Tallinnas Mustamäel neid elektrolüüsi seadmeid, nii selliseid merekonteinerisse mahtuvaid elektrolüüsisüsteeme, kui ka neid elektrolüüsisüsteemi südameid, ehk et selle tehniline nimi on elektrolüüsivirn. Ja siis pakume neid oma klientidele, et laias laastus ütleme, läheb sellel, on ühesõnaga vesiniku äris või selles vesiniku tehnoloogia äris on ka nagu märgata, et enam sellist nagu ühesõnaga nii roosiline ja nii selline õhku täis ei ole, aga kui sul on ikkagi hea projekt, siis tundub, et need ikkagi saavad teoks.
rakendusuuringute keskus otsustas ka just vesiniku silmas pidades oma ressursse sinna poole jagada, kas meil on siis seda lootust, et tõesti vesinikutehnoloogia on midagi sellist, mis ka lisaks Eestile ka näiteks Euroopas tõesti saaks kanda kinnitada ja me saame öelda, et näete, Eesti on vesinikuriik? Absoluutselt. Ma arvan, see ongi see, mis eristab, et kui saab välismaal käia, siis saab uhkelt öelda, et meil on rohkem süvatehnoloogia ettevõtteid ja päris, kellel on oma intellektuaalomand kui siin lähiriikides, kas või Soomes või Lätis või Leedus ja et see taust nii pikaajaline on, Tartu Ülikoolist ja keemilise, bioloogilise füüsika instituudist ja et see on aastakümneid, üle 50 aasta tegelikult maailma tasemel teadust. Ja midagi head tühja koha pealt ei tule ja et kui me nüüd otsustaksime, et kuidagi, et riigina, et nüüd me hakkame looma, et midagi ei ole, aga nüüd hakkame looma, siis tegelikult see oleks juba selline lootusetu ettevõtmine. Et tegelikult see valik on ikkagi, me oleme natuke peale, miljon ja natukene peale riik ja selle kohta on meil peaaegu absurdselt palju neid ettevõtteid selles vallas, et väga tugevaid ka maailma tasemel, et mitte sellesse investeerida ja aidata, üritada toetada süvatehnoloogia ettevõtteid, et siin kasvada, et see oleks, ma arvan, lihtsalt rumalus. Ja see nüüd isegi küsimus sellest, kas see on vesinik või mitte, pole nii väga isegi seal juures küsimus, kuigi jah, see on oluline ja energiasalvestuse jaoks ja erinevatel põhjustel. Aga ma arvan, võime küll väga, mul on igal pool hea esineda ja esindada välismaal, kus iganes ma rääkimas pean käima, et siis, et nii kõvad ettevõtted on nagu Stargate olemas, Stargate Hydrogen või Elcogen näiteks ja elektrokeemia vallas veel terve rida teisi. Mis just rakendusuuringute keskuse tulek sellesse valdkonda Eestis siis kasutegurit juurde annab? Ja see mõte on seal selles, et see rakendusuuringute keskus on, selle tehniline termin on Research Technical Organization, et on uurimisasutus, praktiline rakendusuuring ja sellised keskused on kõikides Euroopa riikides sisuliselt olemas, nad toimivad ühenduslülina akadeemia, tööstuse, ettevõtluse ja riigi vahel ja nad liiguvad edasi paar sammu selles lülis, sellises tehnoloogia valmidusastmetes, kus ülikooli ukse nii-öelda lööd kinni, aga siis sa tegelikult veel päris seda oma tehast ei tee. Et siis sul on veel paar sammu vahel ja see võtab mitmeid aastaid, et praegu on siin näiteks Stargate on lahendanud oma neid testimisvajadusi igal pool erinevates riikides Euroopas, siin Soomes ja vist Austrias, Saksamaal erinevates kohtades, aga tegelikult on väga paljud riigid teinud endale need keskused, et just vaadata just nendel teemadel suundadel, mis on nendel siseriiklikult tugev, et üritada siis luua neile paremaid võimalusi, sest loomulikult eelistab Stargate ju siin, kui nad saavad sama konkurentsivõimeliselt, ei pea vedama Saksamaale oma varustust ja saavad siin nii-öelda paindlikumalt kiiremini. Et see suur probleem, mille tõttu tehti see keskus või eriti vesinikutehnoloogia suund oli testimisvõimekuse puudumine, et kuna väga-väga palju tellimusi igal pool ja ma eeldan, et niimoodi ei saa, et tahaksid testida, aga öeldakse, et jah, et tulge 1,5 aasta pärast, et see ei sobi. Et see peaks saama kiiremini ja pikemaid diile, aga neid on väga raske saada, et need olid kõik üle bukitud. Et siis see on selline peamine osa vesinikutehnoloogia sellel nii-öelda suunal meil pooltööstuslik testimisvõimekus ja selline tehnoloogiline konsultatsioon. Ehk siis riik praeguseks hetkeks on kiitnud heaks rahastuse, viime läbi hankeid, soetamegi seadmeid erinevatele nii-öelda, et teha tööd erinevate partnerite jaoks, et on sellised ankurkliendid ja siis teeme oma teadusarendust ja hakkame üha rohkem ka välismaalt tankima, aga see kõik eeldab seda, et nii-öelda see teenus on üles ehitatud ja kõik see võtab aastaid aega. Nii et kui keegi praegu mõtleb, et tahaks abi selles valdkonnas, siis te juba saate seda abi osaliselt pakkuda? No, nii-öelda praegu on see sisuliselt ankurklientidele ennekõike, sellepärast, et muidu, kui on selline abi, mis on, et 5000 eurot siit, 5000 eurot sealt, siis ei ole mõistlik nii suuri investeeringuid teha, et meil on vaja sõlmida pikaajalised koostöölepingud ja hankida nii-öelda rahastused, mis on ütleme, need mudelid, see mudel, kuidas sellised organisatsioonid toimivad, üks on natukene riigirahastust, umbes 1/3, teine 1/3 tuleb siis ettevõtjatelt ja 3 on siis igasugune avalik raha, kas ta on siis mingid Horizoni projektid või
kohalikud rahastused, mis tulevad ka Euroopa kaudu või nii edasi, et meil on vaja nii-öelda mitmel rindel korraga luua seda ja siis on see mõistlik ja võimalik teha. Sellepärast, et alginvesteeringud on väga kallid ikkagi, suured. Ma tahtsin ettevõtte nii-öelda vaatevinklist ka seda kommenteerida, et ütleme, kui me arendame oma seal selles uues tehases välja uue mingisuguse elektrolüüsivirna ja siis me läheme seda kliendile pakkuma, siis nende, ütleme, pärast hinna küsimist, siis nagu järgmine küsimus on, et aga tõestage, et see töötab väga hästi. Ja me võime neile, eks ju, näidata oma majas sees tehtud testimistulemusi, aga kui me tahame ikkagi nagu neid päriselt ära veenda, siis me peame näitama mingisugust nii-öelda sõltumatu testimislabori, teate küll kunagi reklaamides, et Šveitsi labor testinud, eks ju. Stomatoloogid. Et üks on päris firma ja teine on ilma bränditav firma. Et ühesõnaga palju sellisem veenvam on see, kui sa saad öelda, et siin on meie seade, seda on testitud nii-öelda sõltumatus laboris ja tõesti täna me oleme pidanud päris suuri summasid maksma sellist laboritele, kas Saksamaal või Soomes, et neid teste läbi viia, et palju parem oleks ju, kui me saaksime seda teha koha peal. Ja siin teine aspekt lisaks juurde on veel tõesti ka see, et järjekorrad nendele testidele on tõesti väga-väga pikad, et kui on selline kohalik võimekus olemas, see oleks suurepärane. Ja sellest võidaksid, ütleme, mitte ainult nii-öelda et Eesti vesinikuettevõtted, vaid nagu ütleme kogu piirkond tervikuna, sest et siin on meie piirkonnas on rohkem neid ettevõtteid ühesõnaga. Ehk siis teie puhul see tähendab ka seda, et teil juba justkui on uus toode, aga siis peategi ootama 1,5 aastat järjekorras, et üldse kellelegi seda pakkuda. Nojah, siis me peame põhimõtteliselt et me oleme juba mingites järjekordades ja ootame ja siis kui see aeg kätte jõuab, siis saame nii-öelda löögile. Ja rakendusuuringute keskuse puhul siis tõesti on see variant, et mitte ainult Eesti, vaid ma ei tea, Läti, Leedu, Soome, kuidas sealpool see valdkond on ja kas meil oleks ka neid siia oodata? Euroopa võib-olla oleks laiem niimoodi vaadata, et ma ütlesin, et siin lähiriikides väga ongi neid oma süvatehnoloogiate tootjaid, minu teada Lätis, Leedus ei olegi, et Leedus näiteks on tööstus tugev, aga ei ole selliseid nii-öelda süvatehnoloogia start-up'e. Aga jah, ütleme, et Euroopast laiemalt, aga asi on lihtsalt selles, et nemad tuleksid, mingid sellised suurettevõtted vajavad nad, ma arvan, minimaalselt seda, et sa näitaksid, et sa oled mitu aastat juba tootnud väga häid tulemusi, et see on kõik kõrge kvaliteediselt toimib. Et nemad ei hakka tulema siis, kui me alles käivitame. Et see ei ole tõenäoliselt nende huvi. Ja see ehk siis me peame kuskilt ikkagi alustama ja mis oleks parem kui alustada ikka oma ettevõtetega. Kui veel rääkida vesiniku rollist, siis ma saan aru, et teie saate kinnitada seda, et see on tõesti midagi, mis läheb aastatega aina rohkem hinda selles suhtes, et seda läheb aina rohkem vaja. Et tõesti näiteks, kui siin räägitakse ka sellest, et aastaks 2050 on mõne analüütiku hinnangul siin maailma energiast pea veerand rohelise vesiniku peal, siis esiteks ma siis küsin, et kas see on realistlik hinnang ja teiseks siis, kui tõesti selline hinnang on, siis kui suur on Eesti potentsiaal siin kaasa mängida? No minu silmis need 2050 ennustused on kõik selline klaaskuul, et kes see teab reaalselt, et see tundub väga suur number, et ma ei oska niimoodi kommenteerida, tal on oma rollid kindlasti, mis võivad kujuneda väga tugevalt välja, aga et kuhu seda panna, seda taastuvenergiat on küsimus, argus, et sa saad mingisuguse limiteeritud koguse seda tuulikutest, päiksest ja siis sa pead valima, kas sa toodad sellest vesinikku või siis sa paned selle kuskile otse elektrivõrku või teed midagi muud. Ja mida sa siis, kui sa teed sellest vesinikku, et kas sa siis seda näiteks alustuseks oleks tore dekarboniseerida kogu see 100 miljonit tonni, mis juba praegu toodetakse. Et juba see oleks üüratu suur samm ja siis, mis üle jääb, et see 2050, ma ei tea, mida sa arvad, Rainer? Ma tahtsin võib-olla tuua selle nagu Eesti perspektiivi, et meil ka ju näiteks
järjest planeeritakse avamere tuuleparke ja kui neid tuleb nii-öelda rohkem kui üks, siis juba hakkab tekkima see mure, et see elekter nii-öelda piltlikult öeldes ei mahu võrku ära, et või siis nagu teine efekt, mis tekib, on see, et kui on nagu palju tuult, siis on elektri hind nii madal, et majanduslikult nagu ei ole nagu mõttekas justkui rohkem parke rajada või seda elektrit võrku müüa. Et sellisel hetkel ongi nagu see vesiniku tootmine üks selline hea võimalus, sest et saad sellest edasi teha mingisuguseid väärtuslikke kemikaale, näiteks metanooli või väetiseid. Et oleks, ütleme, rumal Eestil riigina jätta see võimalus kasutamata. Meil on tõesti väga head nii-öelda tuule tingimused siin ja kui me vaatame ümberringi, siis kõik nagu riigid ümberringi arendavad seda ja mõtlevad ka selle peale, et kuidas nagu kuidas seda elektrit nii-öelda väärindada millekski enamaks kui lihtsalt taastuvelektriks. Ma kuulasin hiljuti, oli üks Äripäeva konverents, siis seal rääkisid laval, oli Tarmo Soomere ja Kersti Kaljulaid ja siis Tarmo Soomere ütles, et Eestil on 3 väljakutset energeetikas, mida lahendada, et esimene on salvestus, teine on salvestus ja 3. on salvestus. Ja salvestusel on konkreetselt üks lahendus seal selliseks pikaajaliseks, et see on ikkagi vesinik. Ja kas mul on õigus, et see on võib-olla isegi poliitikutel selline kasutamata jäänud trump, mida tegelikult üldse välja käia, sest et kui nüüd avalikku debatti vaadata energiateemadel, siis sõna vesinik käib ikka kaunis harva kuskilt kellegi suust läbi. No ta ei ole ka niimoodi politiseeritud, võib-olla see on hästi isegi esialgu. Ma ei tea, et kui seda kasutada, hakatakse mängukaardina kasutama, et siis ma ei tea, kui hea või halb see on. Praegu ta pigem ikkagi on niši teema ja kui tavainimese jaoks on ikkagi, see jääb kaugeks, et kas ta on seotud ikka mingisuguse vesinikupommi või mingisuguse Hindenburgiga, mis on nagu väga kaugel sellest, mis kõik on, mis päriselt need tehnoloogiad on ja nende võimalused ja potentsiaal ja et need rakendused tulevad tööstuses ja see jääb ja teadusarendus jääb ka kõik nagu väga kaugeks tavaliselt lihtsalt tavainimese jaoks, et kuhu see aga ütleme, need vesinikuprojektid kindlasti tulevad, et kui on need suured tuulepargid, kui on kas või ka suured päikesepargid, siis seda salvestusvõimalust on vaja ja siis tegelikult see küsimus, millele me peame nii-öelda vastama, on see, et kas need vesinikuseadmed, mis seal nendes parkide kõrval on, et kas need on nagu nii-öelda Eesti ettevõtete seadmed või need on kõik maailmas sisse ostetud, et see on ka üks põhjus, miks nagu tasub tegelikult seda kohalikku ettevõtlust just selles valdkonnas arendada ja toetada. See on fantastiline näide tegelikult, võite ju teil on just, Utilitas on just avamas tanklat Väos ja Alexelaga teevad koos projekti ja siis seal on ju meie oma tehnoloogia, teie elektrolüüser, et see on see, mis annab selle väärtuse, kui me ostaks selle kuskilt mujalt, et siis oleks nagu küsitav, et võib-olla, et kas seda tasub niimoodi teha ja mida need 20 ägedat Toyota Miraid, mis ma juba nägin siin hoovi peal Utilitases on, et mida need siis nii-öelda muudavad lõpuks, et kas see siis dekarboniseerib kõik, aga selles ei ole küsimus. Küsimus on selles, et teha projekte, teha pilootprojekte, saada kogemust ja kasutada oma enda siseriiklikke ettevõtteid, et seda nii-öelda näidata seda võimekust ja saada see praktiline kogemus, et see on väga kõva sõna minu meelest. Ja kui tõmmatagi see natukene suuremaks kui Eesti, siis teie puhul võib öelda, et turg ei ole ainult Eesti, et rahulikult võib igale poole müüa. Või teil on kliente ju igal pool juba ju. Ja tähendab kindlasti, kui me ainult peaks Eestis toimetama, siis oleks selles mõttes raske, aga me pigem vaatame, et esmajoones vaatame nii-öelda kogu Euroopat kui turuna ja siis lisaks ka veel teisi riike. Rääkides veel natukene sellisest teaduspoolest, siis mainisid ka Tartu Ülikooliga koostööd näiteks, kas seal on ka mingisugune, ma ei tea, kas siis konkurents või hoopis vastupidi koostöö, et kuidas see protsess käib, sest et rakendusuuringute keskus on ikkagi suhteliselt uus nähtus, kuidas hakatakse siis omavahel neid maid jagama? Ma arvan, meil on väga hästi koostöö juba käima läinud nii Tartu Ülikooliga kui ka TalTechiga ja TalTechi Mereakadeemiaga ja et loomulikult alguses oli palju juttu sellest, et
ühed võtavad teise töökohti ära ja nii edasi, aga noh, ajalooliselt on väga paljudes riikides on selline rolli funktsioon juba olemas olnud 50+ aastat, Soomes ka tegelikult ja VTT on üle 50 aasta vana ja ta moodustab väga konkreetse, ta on nagu selline ökosüsteemi ühendav lüli ja me näeme päris hästi erinevaid kohti, kus me saame kus me võtame neid rolle, mida võib-olla väga paljud ei tahagi võtta või teisi ei taha võtta või on kas administratiivkoormust võtame enda peale või siis on mingid, toetame ürituskorraldusega või siis ongi tihedas koostöös arendada välja või noh, et sul tuleks järelkasvu koos, et oleks praktikakohti, tuleks spetsialiste juurde, et see on ainult selline, noh, see ei ole kuidagi limiteeritud pirukas selles kontekstis ja praegu ma küll ei tunne, me kuidagi oleks teineteisele jalgu jäänud seal, et pigem on olnud väga sisuline koostöö, mida kuidas ette. Ja meil on ka selline asi, et meil on oma nii-öelda nõukoda igas valdkonnas. Et vesinikutehnoloogia nõukojas on kõik need suuremad, väiksemad, on nii startupid, on suuremad ettevõtted ala Alexela, Eesti Energia, aga on ka kogu akadeemia esindus. Ja noh, nii Tartu Ülikoolist, KVF-ist, TalTechist ja me teeme nendega kooskõlastatult asju niimoodi, et kui nemad ütlevad, et see ei ole mõistlik ja vajalik, mis te siin välja pakute, siis me ei tee seda. Ehk siis see kõik on selline, noh, ütleme tihedas koostöös, et me ei ürita kuidagi krabada endale mingit suuremat tükki või midagi sellist, et ta ongi selline vahendaja roll paljuski. Ja aja jooksul siis see võimekus, et oleks neid teste võimalik teha. Ma arvan ka, et kui näiteks mõnelt Soome ülikoolilt küsida, et kas te kujutaksite ette, et kuidas oleks nagu see Soome nii-öelda teadus-arendusmaastik ilma VTT-ta, siis no ühesõnaga seda oleks väga raske ette kujutada, et noh, see on lihtsalt nagu nii juba nagu keskne osa kogu sellest ökosüsteemist, et ma väga loodan, et meil õnnestub Eestis nagu seda mudelit korrata. No, teised näited on veel, eks oli teadus-arenduskeskused. Neid toetati 2000-ndate algusest, loodi vist kas 10 või 11 tükki igasugustes erinevates suundades. Kuna ma ise olin seotud toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusega ja mingi hetk juhtisin seda, siis seda oli väga hästi näha, kui kaua aega reaalselt võtab nende asjade ülesehitamine, et seda toetati nagu mitmed 7-aastased tsüklid ja miljonitega ja siis sai soendatud erinevaid suurkorporatsioone klientidena, siis väga palju Eesti ettevõtteid tuli nagu koostöös, saime neid üles aidata, putitada ja noh, käima tõmmata. Et see kõik on selline pikk protsess ja seal mingit, et kui oleks ka noh, et selliseid nagu shortcut'e või lühemaid teid väga ei ole, et see lihtsalt pead aastast aastasse niimoodi arendama, tegema ja siis see vaikselt sünnib. Siin esimeses osas oli ka juttu just teadus-arenduskeskustest versus rakendusuuringute keskusest, sest et teadus-arenduskeskuse on päris palju ka kinni pandud. Ma küsin sinult ka, et kuna sa oled nendega seotud olnud, et kas sa näed seda, et rakendusuuringute keskusel on tõesti selline pikaajaline potentsiaal ja et ei juhtuks nii, nagu on paljude teadus-arenduskeskustega juhtunud? Jah, no teadus-arenduskeskused esiteks ei olnud üldse riigi ettevõtted, et neil võis olla mingil määral riigi või riigile kuuluva ettevõtte osalus, ala TFTAC-is on TalTechi osalus, aga see, kui sul on üks riiklik keskne, see ongi see, mis puudu on olnud ja noh, VTT on ka, et see, kui sa saad mingisuguse toe riigi poolt, alati stabiilse toe, et see on väga oluline aspekt hoida ja noh, nüüd see järjepidevuse hoidmine lihtsalt, et võib-olla mõni suund kukub ära, võib-olla mõni suund tuleb juurde, aga ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks 10 aastat, miks ta ei peaks 2050 nagu õitsema ja olemas olema. Võib-olla ta on oluliselt muutunud, noh, tähendab, mis võib-olla kindlasti on muutunud ja sinna on väga palju inimesi juurde tulnud, aga see on lihtsalt juba vist 2019 aastal tuldi Euroopa Komisjonist ja öeldi, et teil on, kuulge, et teil on puudu üks raport, mis ütles, et teil on siin puudu selline oluline innovatsiooni ökosüsteemi lüli, et hakake tegutsema. Ja siis hakatigi tegutsema edasi ja vaadati, tehti süvaanalüüsi, mis oleks need suunad, mis kõige rohkem kasulikud oleks ja siis jõuti nendeni. Eks? Ja nüüd, eks maailm muutub väga suure kiirusega, AI tuleb siin uksest aknast sisse ja noh, ei tea, et VTT pealt on päris hästi ka malli võtta, kuhu nad on jõudnud ja kuidas, kui ma räägin siin ka meie osade partnerettevõtetega, siis
kuidas nemad räägivad, kuidas VTT neid aitab ja just AI projektide osas ja see tuleb sisse energeetikasse, tuleb igale poole sisse, et eks siis vaatame, aga ma arvan, et kindlasti. Me rääkisime natukene juba innovatsioonist ka, aga kui nüüd mõelda sellele, et näiteks varem pidite teie käima Saksamaal testimas, siis kas nüüd, kui tekib Eestisse see testimise võimekus, kas see aitab ka konkreetselt luua teil kiiremini innovatsiooni, nagu me vähemalt rääkisime seda, et testimise ajad vähenevad ja kas rakendusuuringute keskusel on ka siin mingisugune oma roll, et nad saaksid seda innovatsiooni ka ise toetada? Ja täitsa, see on täiesti kindel, et ühest küljest tõesti, nagu ma mainisin, siis need ootajad on väga pikad ja samas neid testimisi on vaja teha, sest et ilma selleta on väga raske nii-öelda kliente veenda, aga teisest küljest, kui selline nii-öelda võimekus Eestis rajada, siis see annaks võimalusega, et me saaksime koostöös teha nii-öelda teadus-arendusprojekte ja nagu nii-öelda innovatsiooni teha koos. See tähendab seda, et mitte ei oleks ainult niimoodi, et meie oleme välja arendanud mingisuguse väga hea toote ja siis tuleme ainult seda testima, vaid me saaksime ka nagu nii-öelda kaasata Metroserti rakendusuuringute keskuse nii-öelda oma arendusprotsessi ja palju rohkem ja palju varem. Ja see muudaks kindlasti seda toodet veelgi paremaks. Kuidas teie näete seda seal rakendusuuringute keskuses sees? Vähe lisada sellele, ma arvan. Umbes nii ta ongi. Et meil ei ole otse võimalik osasid projekte taotleda, osata neid selliseid rahastusi, aga meil on võimalik partner olla ja siis on vajagi neid kliente, kellel on võimekust sellist projekti ette võtta ja siis me saame tulla pardale ja toetada aastate vältel nendega. Et niimoodi see toimis ka Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses, väga palju sai toetatud erinevaid ettevõtteid, et ka nõustada neid selle osas, et mis projekti üldse tasuks võib-olla ette võtta, mis meetmest tasuks seda küsida, siis nende aruandluste teemadega, ka see on oma ette, et minu teada on ka Stargate'is terve täiskohaga inimesed, kes tegelevad ainult sellega, et kuidas administratiivtegevused on ja bürokraatia ja grandid. Et seal on väga palju erinevaid tülisid. Muidugi veel üks oluline aspekt on see, et kõik, mis on pistmist igasuguste regulatsioonidega, mis Brüsselist tuleb, et kuidas sa jõuad ettevõtjana kursis olla, et siis meie hiljuti liitusime siin Hydrogen Europe Researchiga näiteks, mis on siis selline võib-olla koondab kõiki selliseid uurimisasutusi kokku, mis on vesiniku temaatikas Euroopas. Ja seal on erinevad töögrupid ja nüüd me istume siis kõikides nendes töögruppides ja kuulame, saame kaasa rääkida, kuidas kujundatakse seda valdkonda, saame aru ju, mis on meie kohalike ettevõtete ootused ja nii edasi, et kogu see töö, selline kaardile panek ja ettenägemine ja siis ka ministeeriumitega koordineerimine, et milleks tuleb valmis olla, et mis on tulemas, et siin nagu, et üleöö nendes asjades ei juhtu midagi, et sa tegelikult peaksid valmistuma praegu 2027 aasta projektideks ja võib-olla mingiteks nõueteks, et kui sa neid siis ei täida, et siis hakkab riik trahvi maksma ja edasi. Et sellised asjad on veel, mida ei viitsi ükski ülikool ega ettevõte, sinna oma ressurssi nüüd meeletult panna, et sa ei too otseselt raha sisse, et on vajalik, aga tegelikult, võiks mujale panna. Ja siis lisaks on veel see aspekt ka, et kui see vesinikutehnoloogia ökosüsteem Eestis muutub tugevamaks, siis on ka lihtsam nii-öelda seda Eesti riigi poolt tehtud investeeringut nii-öelda tuubeldada Euroopast otse, kas grandirahadega või mingite muude toetusrahadega, et siis ühesõnaga ei ole ainult see, et ainult Eesti riik nii-öelda hoiab kogu seda asja üleval, vaid nagu Priit ka mainis, et siis ka nendel toetusprojektidel, mis on tihti, eks ju, siis nagu Euroopa toetusprojektid, et nendel on ka päris suur roll ja kui see ökosüsteem on tugev, siis on ka toetuste nii-öelda saamine, saab kirjutada tugevamaid taotlusi ja ka nagu nende toetuste saamine palju tõenäolisem. Nii et see kindlasti aitab ka selles vallas, et ja nendes riikides, kus juba rakendusuuringute keskused on, nad on selles mõttes täna natuke nagu eelisseisundis võrreldes Eestiga.
jah, siin on hea näide seesama Soome VTT näiteks. Ma arvan, et ei ole mitte ühtegi suurt konsortsiumi projekti, mingit Horizoni projekti Euroopa omad, kus on teisi Soome ettevõtteid ka kaasatud, kus VTT-d ei ole. Ma arvan, nad on igal pool sees ja nad on nagu selline kvaliteedimärk ja usalduse märk, et see on jah, pika ajalooga, tugev teadus, tugev rakendusuuring, eks tipp ja siis nii-öelda see annab oluliselt suurema võimaluse, et see projekt kiidetakse ka heaks. Et niimoodi liikuma peab. Laias laastus võib siis öelda, et edaspidi saab ehk rohkem ettevõtte tegeleda ettevõtlusega ja vähem bürokraatiaga. Jah, just. Meil käisid läbi Hydrogen Europe. Teine mõiste on veel, mis võib-olla tasub ära rääkida, kui nendest põnevatest igasugustest nimedest rääkida, Hydrogen Valley. Mis asi see on ja kuidas sinna Eesti panustab? Jah, vesinikuorud see on Euroopast tulenev termin, sisuliselt sellised ütleme sellised tööstuse ümber kogunenud kohad, kus vesinikku palju kas toodetakse, tarbitakse. Need võivad olla regionaalsed, mingisugune, ma ei tea, Prantsusmaa, mingi väike alamregioon, aga ta võib olla ka riiklik, et näiteks Eesti vesinikuorg, mis on siis avalik eraõiguslik partnerlus, public-private partnership inglise keeles, et siis see on siis tehtud tervet riiki katvat, et on erinevad riigiregioonid, aga ta põhimõtteliselt oleks siis justkui üleriigiline. Ja selle eesmärk on ka samamoodi tuua kogu väärtusahela ulatuses nii need, kes toodavad taastuva energiat, kui ka kuni lõpuni välja, kuni lõpptarbijani, kuni seal Alexelani, kes on kütusepumba juures, eks ju, kui ka keskel need, kes arendavad süvatehnoloogiaid. Ja et ühesõnaga toetada neid, ühelt poolt on see selline regulatsioonide temaatikas, teiselt poolt ühiselt mingite projektide taotlemine, et see on see viis, kuidas on nähtud, et mille alla saaks nagu vesinik hästi kokku koonduda, et sellised orud. Ja just hiljuti oli aprillikuus lõppes üks taotlusvoor jällegi, ja siis Metrosert on nii-öelda liige nüüd taotlusena andsime sisse ennast mitmesse orgu, et üks on, mis on näiteks väikese skaala org, mis oli lätlaste projekt, üks teine, mis on prantslaste projekt, mis on erakordselt huvitav projekt, kust õppida, sest seal on kõik Prantsuse või lõviosa kõige suuremaid ettevõtteid selles vallas ja kaetud peaaegu terve Prantsusmaa. Et nii-öelda meie roll seal siis on vaadata seda, et kuidas neid tulemusi, mida seal luuakse, saaks siis replitseerida meie regiooni, Baltimaadesse, Eestisse. Aga mis meie võimalus siin on see, et me saame, meil on selline kontseptsioon nagu riik kui labor või ütleme selline country as a sandbox või liivakast, et mida on väga raske kellelgi teisel replitseerida, on, et Saksamaa teeks omale üleriikliku labori näiteks või mõni suurem riik. See on lihtsalt võimatu. Aga meie saame samasugused lood, nagu on rohehüppega või nüüd on, või selle tiigrihüppega, rohepöördega või mingisuguse, ma ei tea, nüüd on tehisintellekti hüppe, tiihüppe, eks, või oli, ma ei tea, e-residentsus näiteks, et mingisugused asjad, mida me saame öelda, et me tegime terve riigina ära ja siis me ekspordime seda kogemust, kuidas välja tuli, mis ei tulnud välja, mis oli hästi ja väljaspoolt vaadates on see, et vau, et terve riik tegi ja enamikku riik ei ole võimenud seda ette kujutama, sest et sul üldse on asutuseks nii väike riik, kuidagi, et su kontekst tuleb see, et sul on 10 miljonid inimesi, siis mõtled, mis asja. Sellepärast, et proovi Saksamaal ikka veel või Hollandis või kuskil, ma arvan, isegi pangakaardi taotlemine. Kui ma seal elasin, mul läks 6 aega, et pangakaarti saada ja lihtsalt ajuvabad sellised, või saadad midagi faksiga või et millega me kõigega harjunud oleme digiriigina. Et siis see on see koht, et kuidas me saame teha. Need Metrosert on selle nii-öelda Eesti vesiniku oru siis peakoordinaator ja me proovime siis leida erinevaid viise, kuidas siis ka selle kaudu ökosüsteemi nii-öelda tõsta ja käima tõmmata paremini. Nii et järgmisena siis ootame H-hüpet. H-hüpe, jah, vesinikuhüpe, jah.
vaatame jah. Potentsiaali on. Kuna meil hakkab vaikselt siin saateaeg otsa saama, ma küsin natukene tulevikuplaanide kohta ka, et kui mõelda rakendusuuringute keskuse töö peale näiteks ja võtta siin see klaaskuul ette ja vaadata, et mis juhtub 5 või 10 aasta pärast siin, arvestades ka kliimaeesmärke, siis kindlasti on tööpõld lai, aga mis on see, kus või kuhu rakendusuuringute keskus vesiniku temaatikal liikuda võiks? 5 aasta pärast võiks isegi skaala ühe järgmise nii-öelda hüppe teha või aidatagi selliseid ettevõtteid nagu Stargate teha veel, hakata planeerima mingisugust nii-öelda järjekordset tehast, mis oleks siis veel üks suurusjärk suurem. Et praegune, ma arvan, põhienergia läheb sellele, et kõik need hanked teha, kõik see käima tõmmata ja päriselt esimesed mitmed aastad teste pakkuda, et see ongi, ma arvan, 5 aastat on suhteliselt selge, mida teha on tarvis. Aga edasine samm on, eks see on ikka ju, lähed suurusjärk üles ja siis veel suurusjärk üles ja iga kord on täiesti uus maailm, kui üritada liikuda laboriskaalalt nüüd 10 korda suuremaks ja sealt, iga 10 korda on põhimõtteliselt, hakkad peaaegu nullist, on kogemus näidanud või selline, mitte päris, aga sa pead ikkagi tohutult palju tööd tegema. Ja ma arvan, et me võime öelda, et me oleme edukad olnud nii-öelda vesinikutehnoloogia arendamisel, kui 5 aasta pärast see ei tundu enam selline müstiline tulevikutehnoloogia, vaid et ongi juba mingid projektid on aastaid töötanud, inimesed teavad, mis on nagu selle tehnoloogia võlud ja valud ja et ei ole enam niimoodi, et ainult käputäis inimesi nii-öelda tunneb selle tehnoloogia hingeelu, vaid see on rohkem nii-öelda massidesse läinud, et siis ma arvan, et me võime öelda, et on juba päris hästi. Et tuleb ikka see H-hüppe ära teha, vesinikhüppe. Tuleb. Väga hea. Suur tänu teile täna mõlemale stuudiosse tulemast ja esiteks siis edu tehase avamisel ja edu rakendusuuringute keskusele samamoodi. Suur tänu. Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust.